Nii, tere minu poolt ja suur rõõm on teid kõiki siin näha. Igast Eestimaa nurgast. Ma olen terve oma teadlikku elu, tööelu olnud täiskasvanu hariduses. Ja ma usun, et mitte ainult minul, vaid meil kõigil on põhjust rõõmustada. Meil ei ole kunagi läinud nii hästi kui praegu. Väljas on sompus sügisilm, aga iga 5. Eesti 25–64-aastane inimene osaleb elukestvas õppes. Aplaus! Ma usun, et selle nimel on tehtud palju tööd. Meil on praegusel ajal palju võimalusi, aga küllap ikka see motivatsioon päriselt tuleb inimesest endast, nagu me siin Merikese loos ka kuulsime ja nägime. Nüüd igal asjal on nii-öelda nagu 2 otsa ja kahjuks on ka teine pool. Ja see teine pool on see, et meil on murekoht selle koha peal, et keskhariduse omandajate osakaal langeb. Ja selle üle ei ole nüüd ühelgi moel võimalik nii-öelda käed rüppes istuda, tuleb midagi ette võtta. Nüüd liikudes edasi selle agenda projekti poole ja kui me räägime noorematest täiskasvanutest, siis enamasti väikelaste vanemad on nooremad täiskasvanud. No on ka erandeid. Ja meil on Eestis mõne aasta taguste andmete järgi pooled maakonnad, kus väikelaste vanemate lapsed siis kuni koolieani kuni 7-aastased, väikelaste vanemate hariduslik seis on nii-öelda madalama haridusega täiskasvanu. See tähendab seda, et tal on põhikooliharidus, väga vähestel ka põhikool lõpetamata, aga nad ei ole jõudnud keskkooli lõputunnistuseni, keskkooli lõpuni käia. Ja me teame kindlasti, kui palju on maailmas uuritud seda, mida tähendab lapse vanema haridus tema lapsele ja osundamata siin ühelegi konkreetsele uuringule võib kindlasti öelda seda, et vanematel on oma laste edasisele haridusteele väga oluline mõju. Olen lugenud, et kooli ja õpetaja mõjust on see 5 korda suurem või kangem, mis iganes sõna me siin eesti keeles ka ei kasutaks. Teist etappi silmas pidades madala haridustasemega ja aegunud oskustega väikelaste vanemad. Ja me oleme seda teinud koostöös erinevate organisatsioonidega. Eks koostöö ongi, koostöö ongi elukestva õppe võti. Ja kui Terje nimetas siin alguses, et algselt agenda projekt pidi olema nii-öelda koordineeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja tuli Andrasele 2013 üle, siis mõistagi on kõige tihedam koostöö olnud Haridus- ja Teadusministeeriumiga, aga ka Sotsiaalministeeriumiga ja erilise tänu tahan öelda siinkohal Eesti alushariduse juhtide ühendusele, kellega koostöös on meil valminud ka niisugune kontseptsioon sellest, mida ikkagi tähendab lapse ja lapsevanema hariduse vaheline seos. Me oleme käinud väga paljudes lasteaedades, oleme teinud koostööd erinevate vabaühendustega, kes on koolitus- ja motivatsioonipakette läbi viinud
Ja kindlasti oleme siin saanud ka tunda kohalike omavalitsuste toetust. Missugused need teavitustegevused siis olnud on? Et kui teie ees seisab number, et me oleme käinud lasteaedades, kus on siis toimunud 35 seminari, no see arv on selle etapi kohta, ei ole ülearu suur, ma arvan, et Eestimaal lasteaedu on kuskil 600 ringis, vähemalt sinna poole kanti vist see suurusjärk on. Ja on olnud 900 osalejat ja ma võin teile kinnitada, et need kohtumised lasteaedades on olnud alati väga sisukad ja ületanud meile ette nähtud ajalimiidi, sest lastevanematelt tuleb õige palju küsimusi. Meil on olnud ka erinevaid infomaterjale, voldikud olid seal ees veel mõned tükid saadaval. Ja hästi oluline on siis see märksõna kontseptsioon siin, et me koos Alusharidusjuhtide Ühendusega selle eelmises projekti etapis välja töötasime, kannab ta pealkirja Võrdsed võimalused väikelaste vanematele elukestvaks õppeks ja see on muidugi meie kodulehelt kätte saadav. Seda oleme me siis Alusharidusjuhtide Ühenduse abiga levitanud ja usun, et sellest on abi olnud. Nüüd, antud projekti etapis oli väga suur rahvusvaheline sündmus Eestis ja see maagiline täheühend EBSN tähendab European Basic Skills Network, Euroopa põhioskuste võrgustik. Andras ja Eesti Vabaharidusliit on selle organisatsiooni liikmed. Igal aastal toimub üks selline suur aastakonverents ja käesoleval aastal see siis toimus Tallinnas. Selle ettevalmistamisel olime siis Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Vabaharidusliit ja Andras väga tegusad. Osalejaid oli ligi 100 23 Euroopa riigist ja sealjuures Eestist 22 ja kui rahast rääkida, siis osavõtutasud teadupärast on niisugustel üritustel, et selle projekti arvelt kandsime ka siis enamike Eesti osalejate osalustasud. Aga et nüüd jõuda ikkagi selle otsese sihtrühmani, oleme lõppevas projekti etapis läbi viinud siis niisugused teavitus- ja motivatsioonipaketid. Ma ei nimeta neid koolitusteks, nad ei ole koolitused väljundipõhise õppekava alusel, aga siis 10 maakonnas, maakondade nimed teie ees siin, osales kokku 122 noort, nii-öelda meie sihtrühma kuuluvat lapsevanemat. Tõsi, enamasti, mis seal salata, olid nad emad. Isasid oli napilt. Ja kui vaadata nüüd ikkagi seda, missugune oli siis see nii-öelda tulemus, siis 122-st 91, liitsin need arvud kokku, oli neid, kes midagi selle teavitus- ja motivatsioonipaketi läbimise järgselt ette võttis. Me ei saa täna öelda seda, et kõik läksid keskkooli või gümnaasiumisse, et kõik need 15 on tööle asunud ja nad jätkavad tööd, aga see oli nagu esmane tulemus pärast seda motivatsioonipaketi lõppu ja selle kõige juures on siis põhjust ka ainult rõõmustada, sest 91 122 on siiski päris kena number. Ja siin slaidi peal ei ole, kuid projekti eelmises etapis oli osalejaid suurusjärgus 200 ja nendest ka rohkem kui pooled astusid ühe reaalse sammu, et siis sellest madalama haridusega täiskasvanu sihtrühmast edasi astuda. Ja mina siinkohal lõpetaks sellepärast, et see, kuidas töö tegelikult toimus,
selle teavitus- ja motivatsioonipaketi läbiviimisel, sellest räägib juba Kaire, aga siinkohal tänusõnad Kairele, Leoski koolituskeskusest ja kõigile teistele organisatsioonidele, kes neid koolitus- või teavitus- ja motivatsioonipakette läbi viisid, sest see ei ole see koht, kuhu on väga lihtne osalejaid leida. Aitäh! Aitäh, Ene! Ja ole igaks juhuks siin meie juures sees lähedal, peale Kaire ettekannet võtame aega ka küsimusteks. Aga tõepoolest enne siis vaatame, kuidas see kõik lugu praktikas käis ja milliseid märksõnu Kaire meile välja toob. Nii, tere ka minu poolt, siis mina olen Kaire Lindeberg ja mina tegutsesin siis Tartumaal selle projekti raames. Nii nagu Ene juba ütles, kõige raskem selle projekti raames oli leida need inimesed. Me tegime koostööd päris mitmete organisatsioonidega, need on slaidi peal näha, aga tulemus ei olnud üldse see, mis me alguses arvasime, et mis see siis ikka teha on. Väga vahvad voldikud olid valmis tehtud, jagame voldikuid, tutvustame projekti organisatsioonidele ja küll need inimesed tulevad. Võime seda öelda, et läbi nende organisatsioonide saime 10 inimesest 1. Ülejäänud olid siis kõik meie tuttavate tuttavad ja nii edasi. Mul endal oli vahepeal tunne, et ma näen väike ahistaja, kui ma näen lapsevanemaga lapsevanemat, siis on voldik mul käes ja äkki saame jutule. Nii, aga mis me siis tegime? 10 inimest saime me kokku ja kohtusime 4 korral ja saime päris põhjaliku ülevaate, mis võimalused on edasi õppida, mis võimalused on inimestel endal olemas, mis on nende tugevused, mis on nende nõrkused. Me käisime Tartu täiskasvanute gümnaasiumis, mis oma väga-väga sooja vastuvõtuga pani endal ka tahtmise sinna õppima minna, kuid nad ei võta mind vist. Kui paindlikud nad on tegelikult. Samamoodi käisime Tartu Kutsehariduskeskuses ja saime teada erinevaid võimalusi. Külastasime Töötukassat ja igaüks meie 10 osaleja sai ka individuaalse karjäärinõustamise. Nii, kui me kevadel lõpetasime, siis olid inimesed päris teotahtelised ja meil oli päris hea meel, et me oleme teinud väga toredate inimestega sellist tööd. Sügiseks saime meie siis sellised tulemused. Me jäime rahule, sest 10 inimesest 6 asus ikkagi tegutsema. Igaüks siis erinevalt. Ja kui ma sellel sügisel nüüd uuesti inimestega sain ühendust, siis ma tean, et nad suhtlevad omavahel. Ma tean seda, et nad on üksteise jaoks olemas ja ma sain ka infot, üks inimene läks veel ka nüüd see sügis siis õppima. Mis teeb murelikuks ja mis jätab natuke ka kripeldama, on see, et meie projektis kohe 2 inimesel ei olegi võimalik hetkel veel õppima minna. Seal on erinevad isiklikud probleemid, et kui ma olen ikkagi üksikvanem, mul on väiksed lapsed, ma pean tööl käima ja mul ei ole kuskilt tugev, ei perekonna ega kellegi näol. Terviseprobleemid. Üks osaleja oli meil sellise probleemiga, et kui õppida, siis ainult individuaalõppes, kuna ta ei suuda pikki päevi õppida. Ja loomulikult ka transpordimured. Kui sa ikka ei ela Tartu linnas sees või kuskil suuremas keskuses, siis on see ka probleem. Ja mis oli minu jaoks hästi kummaline, oli see vähene teadlikkus erinevatest õppimisvõimalustest. Nad ei olnud absoluutselt teadlikud, mis võimalusi võib olla. Et selles mõttes see projekt ja see motiveerimine ja teavitamine tundus, et läks vähemalt õigetesse kohtadesse. Nii, aga aitäh teile! Aitäh selle lühikese ülevaate eest. On aeg küsimusteks.
Riinal on küsimus siin nurgas. See on 6. 6 või 9. Oota. Proovi nüüd. Kas nüüd töötab? Ei tööta. Ülekanne, jah. Et niisugune küsimus tekkis, et kuidas seda tööd siis tegite ja neid inimesi otsisite ja kasutasite siis erinevate osapoolte abiga selleks, et kas tekkis selles protsessis mingi selline tunne, et nagu tahaks mingisugust abi, et nagu mis see võiks olla, mis nagu aitaks või nagu, kas tekkis mingi idee selle kohta, et kui mingi asi oleks, et siis ma need inimesed saaks, aga vot seda asja nagu ei ole. Et millestki nagu puudust tundmine, kas oli? No tegelikult ei olnud puudus mitte milleski, sest et meil oli tugi Andrase poolt, meil oli väga vahva Voldik, meil olid koostööpartnerid ja oligi see, et päris võõrale inimesele ei julgenud ju ligi minna, eks ju, ja öelda, et mis haridus sul on ja äkki sa tahad tulla, eks ju. Et just see haridus oli see nagu nõrk koht, et me võisime ju rääkida, et meil on väga vahva üritus ja tahad sa tulla, aga kuidas küsida seda, et mis haridus sul on, sul on see haridus, sina ei sobi, eks ju, et päris niimoodi me nagu ka ei saanud, et meil nagu ei olnud puudus millestki, vaid ongi see, et need inimesed on kuidagi kadunud kuhugile või nad ei tunnista seda, sest et me kasutasime ise ka seda varianti, et see lasteaed näiteks, kus minu lapsed käisid, ma läksin sinna ja rääkisin nende õpetajatega ja palusimegi, et kas te teate, loomulikult ei saa mulle öelda, aga kas te äkki saate seda voldikut siis või kuidagi pidi rõhutada või näidata. Ja nad ütlesid, kui aus olla, et nemad ei tea, kas nende lapsevanemate hulgas on üldse sellist, keda teil vaja oleks. Ma ütleks ka siia juurde veel seda, et lasteaedadega kokkuleppeid sõlmides, et osaleda nende lastevanemate koosolekul, siis esimene asi, mida direktor ütleb, on see, et ega meie ei tohigi küsida ja meie ei tea, aga ja kui me seal kohapeal oleme, kui palju nende hulgast on siis nii-öelda sellesse sihtrühma kuuluvaid lapsevanemaid olnud ja kui palju on neid, kes nüüd selle iga 5. hulka kuuluvad, nii et ma usun, et see töö on olnud asjakohane nii ehk naa, aga tõepoolest seda ka kõik teised teavitusmotivatsioonipakettide läbiviijad ütlesid, et kõige keerulisem on saada osalejaid. Ja mina nagu laiendaksin seda, et mis viga teha teatrit, kui palju meil väikeses Eestis on teatreid, jätkuks aga publikut, kes plaksutab. Nii, aitäh. Et tänan ettekandjaid, väga huvitav kogemus, aga ma küsin, et enne sinu slaidikaval oli, et 10 maakonda oli hõivatud selle projektiga, miks 5 kõrvale jäi? Kõigepealt esimene vastus on see, et kõigis maakondades ei ole üldse see lastevanemate, madala haridustasemega lastevanemate hulk nii dramaatiline, eks ole, nagu ta on 8, kus ta on siis 25-st 31-2. Ja et me oleme mõlemas etapis, nii selles kui eelmises, järginud seda, et need kriitilisemad maakonnad oleksid nii-öelda osalised, aga meil ei olnud kavandatud, ei olnud ka seda ressurssi, et nagu üle Eesti kõigis maakondades teha. Aga ega meil välja jäänuid väga palju 2 etapi peale ei ole, kuid siiski on 5-6 tükki kindlasti, sealjuures ka Tallinna linn. Aitäh ettekande eest. Tallinna linnas tegelikult me saime ikkagi neid kirju küll, et vanemaid kutsuda, et päris välja Tallinn ei jäänud. Aga mina tahtsin küsida sellist asja, et oskate te öelda umbes protsentuaalselt, et kui palju nendest osalejatest oli neid, kes siis omandasid hariduse ja kui palju oli neid, kes õppisid ümber? Et minul jäi natuke kriipima, et lasteaiaõpetaja ei ole madala haridustasemega töötaja. Tema õppis ümber, jah, aga ma mõtlengi, et kui palju oli teisi neid, kes ümber õppisid ja kui palju oli neid, kes siis päriselt selle esimese hariduse said?
et ega ma selle päris numbri jään teile praegu võlgu. Vabandan, jah. No nii, üks küsimus tuleb veel. See ei ole väga kiusakas küsimus, aga kuna sa julgesid öelda, et keskhariduse omandajate hulk väheneb, protsent ei öelnud, siis minu küsimus on selline, et aga võib-olla see on teatud niisugune nähtus, 80-ndad, 90-ndad, selle põlvkonda sündimata lapsed. Et kas sama jutt, et kõrghariduse omandajate hulk väheneb, Eesti rahvad nagu jääb lollimaks. Ja siit siis selline mõte, et mis sa arvad, et kui see formaalharidus läheks ikka tõesti nii-öelda tasuliseks ja Euroopa siis lahkelt maksab kinni kõik need üritused, mis meie pärast teeme? Siin on mitu küsimust ja kui nüüd nõnda otse öelda, siis tegelikult ikkagi see 12 aastat kooliharidust on justkui see esmane, kust siis nagu on võimalused edasi liikuda. Ja kui Eesti ikkagi on tuntud oma digiriigi kuvandi poolest ja kui palju meil on kõrgharidusega inimesi ja samas me oleme ikkagi nii-öelda maailma vaatevinklis, sest need on OECD nii-öelda uuringud, mis seda fakti kinnitavad ja et meil ikkagi selles nooremas vanuserühmas keskhariduse omandajate hulk on kogu aeg niimoodi läheb allamäge, siis see on väga suur murekoht. Ja võib-olla veel, et lõpetada see sessioon, ma korraks tuleksin Kaire selle teie kogemuse juurde tagasi ja küsiksin võib-olla selle nurga alt ka, et sa mainisid hästi, et tõepoolest mingisugused kanalid ei töötanud ja selline isiklik pilk tuli väga teravaks teritada, et neid inimesi leida. Mis võiks olla võib-olla see soovitus või mõte või mingisugune hea kogemus, mida see sulle andis, et mis siis aitaks? Kuidas neid inimesi siis leida? Kui oma tutvusringkonnast juba kõik on üles leidnud, mis siis edasi teha? Ma ei oska sellele küsimusele niimoodi selles mõttes vastata, et jah, oma tutvusringkond tegelikult oligi see ja mul oli juba hirm, et nad blokeerivad mu igalt poolt ära, et tuleb jälle see Kaire selle sama küsimusega, eks ju, et see ongi see julgus minna inimesele ligi, aga ma just, nagu ma enne ka ütlesin, et hästi raske on minna ligi ja küsida, et kuidas sa jõuad jutuni ümber nurga, et mis haridus sul on, et just see oli see nagu kõige sellisem küsimus. Muidu ju inimestega vestelda ei ole absoluutselt probleemi, et lähed ja räägid ja nad tegelikult on sõbralikud ja toredad ja kuulavad, aga jah, ma ei oska öelda, näiteks kui me peaks seda projekti uuesti tegema, et mida me teistmoodi teeks, hetkel ma ei tea. Väga hea, see oligi mu tegelikult teine küsimus, et mida siis teha edasi, eks, et kuidas jätkata, et kui uuesti seda teha, sest et tõepoolest see on keeruline, ma arvan, me oleme kõik sellega nõus, aga ilmselt me peame ikkagi otsima seda lahendust ja seda viisi, kuidas nendeni jõuda. Eks seda tulebki jätkata, täpselt samamoodi, et proovida jälle ja vaadata ja teha koostööd ja päevad on erinevad. Inimesed on erinevad, kes käivad nendes organisatsioonides, mis me siin välja ka tõime, kellega meie proovisime koostööd teha. Väga hea, aga igatahes aitäh teile selle ettekande eest.